Hei, siin on Bingo ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Tänases videos me proovime 6 erinevat snäkki välismaalt, sest ma käisin hiljuti reisil, kes ei teadnud. Instagramist leiate pilte ja videoid. Ja ma käisin mitmes erinevas toidupoes, kust ma leidsin snäkke, mida ei ole Eestis, ei Candy Popis ega kuskil mujal minu teada. Seega ma mõtlesin, et prooviks neid järgi. Kuigi ma kardan tänast videot päris palju, sest mul tekkis Saksamaal mingi allergiline reaktsioon mingite kummikommide peale. Aga eks me näe, kuidas see läheb. Lähme videosse. Esimeseks snäkiks on meil rohelise tee ja maasika popcorn. Mul pole õrna aimugi, kuidas see maitsema peaks. Ma ei ole mitte kunagi, ma magusat popcorni söönud, ma ei ole mitte kunagi rohelise tee ja maasika popcorni söönud. Ja muidugi tavaliselt on kirjas not artificially flavored. Selle peale on kirjas artificially flavored. Ma lihtsalt jumala eest loodan, et mul ei teki mingit allergilist reaktsiooni, sest et oi jumal, ma ei viitsi tegeleda sellega nagu. Appi, ma ei saa hakkama. Oh my god. Okei, me saame lahti selle. Lõhn on nagu magus popcorn lihtsalt. Oh my god, see on 2 erinevat värvi. Siin on rohelised ja siis siin on ka roosad. Ta lõhnab lihtsalt nagu tavaline magus popcorn. Ma ei oska öelda nagu karamelli popcorn. Huvitav, kas ma pean eraldi võtma või koos neid. Okei, proovime alguses eraldi. See on siis see maasika oma. Tavai. Magus popcorn nagu magus popcorn ausalt öeldes. Sellel tee omal on päriselt nagu matcha maitse. Ma ei tee teile nalja. Aga proovime koos neid. Mis asi see on? See maitseb reaalselt nagu maasika matcha. Aga kui mul oleks valikus, kas ma võtaks seda või ma võtaks maasika matchat. Ma võtaks maasika matchat, sest see on nagu nii kuiv. Kas ma eelistaks seda üle tavalise popcorni? Ei ilmselt, aga ta on kindlasti huvitav maitse elamus. Ja ta ei ole halb. See tee maitseline on päris huvitav. Ma panen selle hindeks 80. Seda on päris hea. Mulle meeldis mõlemad maitsed. Nad maitsevad hästi. Ma ise olen rohkem soolase popcorni inimene, aga need ei maitsenud üldse halvasti ja sellel olid tõesti huvitavad maitsed. Seega, see saab minult hindeks 80. Järgmiseks on mul siin siuksed kummikommid. Need lihtsalt, vaadake kui nunnud need on. Ma ei saanud neid poodi ette. Need on siuksed käpakujulised kummikommid. Kassipildiga. Issand, kui nunnu reaalselt. Ja need peaks olema siis maasika maitsega vist. Jah, maasika ja jogurti maitsega kummikommid. Tavai. Vaatame siis. Oh, my spokend on juba nii nunnu. Reaalselt, I love it. So cute. So cute! Okei, need on väga oh my god, need on väga väiksed kommid. Siuksed. Aga lõhna, oh my god, kui hästi see lõhnab. See on väga keemiline lõhn. See lõhnab reaalselt nagu maasikas. Okei, proovime. Issand, kui kõva see on. See ei maitse üldse nagu tavaline maasika maitse. Miks see luuki nii hea on too? Oh my god, ma ei suuda lõpetada. Nad on natuke liiga magusad ja natukene, nagu sa ei saa täpselt aru, mis maitse see on. See on vist on maasika maitse ikkagi. Aga ta on kuidagi täiesti teistsugune tavalist maasika maitsest. See jogurti osa ei maitse ka üldse nagu tavaline jogurti kummikomm. Ta on nii teistsugune, et ma isegi ei oska seda hinnata. Ta ei ole halb too. Ma otsin, et nad on natukene suuremad. Nad on nagu väga tillukesed. Ma arvan, ma panen selle 6,50. Ta on siukse erilise maitsega, aga see teeb ta paremaks otseselt mitte. Ma arvan, et ma eelistaks tavalisi kummikomme üle selle, aga nad on päris huvitavad küll. Ja kummikommide lainel ka jätkame, sest et ma käisin Haribo poes ja ma leidsin sealt sidruni ja ingveri kummikommid. Ma ei kujuta maailmas, et ühtegi inimest, kes oleks seda küsinud, aga siin see on. Sellised need on. Ma loodan, et nende peale mul ka ei teki allergilist reaktsiooni, aga maitseme ja vaatame, kas need on päriselt head. Sidruni ja ingveriga mingi juuaksid teed välisele või mingi siuke asi on. Eestis väga ingveriga ei jooda teed, aga noh. Ingver kikk on siin peal kirjas. Oi jumal, ma saan lihtsalt flashbackid sellest challenge'ist, mis ma TikTokis tegin. Refreshing. Korraks ei tunne, et ma tahan robi panna. Natuke siuke kipitav, aga
väga huvitav maitseelamus selles. Ma ei olegi kunagi toorest ingverit nii söönud. Oh my god, ta lõhnab reaalselt nagu ingver, ma ei tee teile nalja, see lõhnab nagu ingver. Oh my god, ma kardan seda. 3, 2, 1. Oh my god. Oh my god. Iu. See on hapu ja kibe samal ajal. Öelge mulle üks inimene, kes küsiks, et tahaks siukest asja süüa vabatahtlikult. See saab minult 20. Nagu see ei ole nagu... Ma ei sülita välja seda, aga ma olin väga lähedal. See on disgusting. Kohutav. Kui me juba siin halbade asjade lainel oleme, siis võtame ka järgmiseks vürtsikad puuvilja krõpsud. Ma ei ole kindel, mis see täpselt on. Need peaks olema siis mingi vürtsikad banaanikõrõpsud. Kas te teate, vaata need kuivanud banaaniliistud? Need peaks olema need, aga vürtsikad. Ja oi jumal, ma kardan, ma vihkan vürtsikaid asju. Aga ma mõtlesin lihtsalt, see tundus liiga huvitav, et mitte võtta. Seega me peame need järgi proovima. Ei lõhna üldse vürtsikalt. Neil on nii tuttav lõhn, nad lõhnavad nagu kartulispiraalid veits. Või seal on nii tuttav lõhn, ma ei oska kirjeldada, miks nad see not. Rääst veits nagu siukse friikartuli lõhn või midagi sellist sarnast nagu. Proovime ära selle. Selline näeb see välja. Kuivanud banaanilaast vürtsikate maitseainetega. Aga ausalt öeldes see ei näe nii õudne välja nagu 3, 2, 1. Mida hekki? See ei ole üldse halb ju. Ta maitseb nagu krõps. Oh my god. Miks need nii head on? Ta on rohkem nagu hästi maitsestatud kui vürtsikas. Ta ei ole väga vürtsikas. Ta reast meenutab nagu krõpse, nagu kartulikrõpse. Mingid spetsiifilisi krõpse ma ei oska välja tuua, mida see meenutab, aga see reast maitseb nagu kartulikrõps, kuigi see on banaan. Okei, neis on sama palju kaloreid kui päris krõpsudes, apparently. Neis on 528 kilokalorit 100 grammi kohta, ehk siis see on suhteliselt sama, mis krõpsupakis. Aga need on nagu low-key head. Ma kartsin nii väga neid. See on reaalselt tänase päeva üllataja, mul on tunne. Ausalt öeldes 90. Nad töötavad väga hästi krõpsude asendajana, kui sa tahad rohkem mingeid toitaineid äkki saada. Siis ma eeldan, et nad on selles mõttes tervislikud, et neis on rohkem toitaineid kui tavalistes kartulikrõpsudes. Aga need maitsevad räigelt hästi ja ma soovitan nagu. Kui te leiate neid, proovige järgi. Meie eelviimane asi on Juicy Burst gummis ja need on matcha kummikommid. Kes ei tea, ma armastan matchat. Reaalselt, ma ei joo kohvi tavaliselt, aga ma armastan matchat. Ma olen täiega matchahoolik, ma ei ole performativ, see on lihtsalt mulle alati meeldinud. Ja ma tahtsin väga proovida neid. Seega vaatame järgi, kuidas maitsevad matcha kummikommid. Nagu ikka nende Jaapani asjadega, paljude asjadega on niiviisi, et need on kõik eraldi pakendatud. Tore. Oh my god, need on väiksed südamekesed. Nii südamekujuga. Kas ta on ka kõva kummikomm? Oh my god, ma ei saa seda kättegi siit seest ju. See on räst kleepunud siia pakendi külge. Siuksed need välja näevad. Maitsemärgi siis matcha kummikomm. 3, 2, 1. Ta täitsa maitseb nagu matcha. Tal on see matcha maitse, aga see on väga nõrk. Ja ma tunnen rohkem seda nagu generic kummikommi maitset. Ma ütleks, sellel popcornil oli rohkem teemaitset kui sellel kummikommil. Ma eelistaks niisama matchat juua, kui selle maitselist kummikommi süüa nagu. Ausalt öeldes see natuke pettumust valmistab praegu, sest see kummikomm ei ole kõige parem. Ma arvan, ma panen sellele hindeks 5,5. Ma arvan, et see ei ole väärt ostmist. Ja nüüd me oleme jõudnud meie viimase asja juurde, mis on kõige põnevam asi, mille ma leidsin, milleks on avokaado ja juustu Doritosed. Mida? Siin on Frito-Lay kirjas peal ja siin on Doritos ka peal kirjas. Ma ei tea, kas need on official, need ei pruugi isegi official Doritosed olla, ma veerin. Aga ma pean need järgi proovima ikkagi. Seega, teeme selle paki lahti, kui ma saaks selle lahti. Saab vana. Oh my god. Need on reaalselt rohelised Doritosed. Oh my god. No on nagu Doritos ikka. Tal ei ole mingit erilist lõhna. Natuke on seda avokaado lõhna tunda too. Davai, terviseks ja sööme. I like this.
Võib-olla see on lihtsalt see Doritose maitse, mis minust tekitab seda sõltuvust. Aga need on nagu tavalised Doritosed, ainult et hästi õrna selle nagu kõrvalmaitsega. Aga mingi värske avokaado maitse siin ikkagi on nagu. Okei, peame nüüd piiri. Meil on see klassikaline Doritose maitse juures, kes teab, see teab. No, need ei ole halvad, ma ostaks neid uuesti küll. Seega ma arvan, ma panen neile 70. Nad ei ole halvad, aga nad ei ole ka samas väga erilised. Nad on nagu Doritosed, aga head. Nad on head Doritosed. Ja see, mis iganes kõrvalmaitse siin on, see on päris hea. Igatahes selline oli meie tänane teist. Kui sulle see video meeldis, pane like, pane subscribe. Kui teile see meeldis, siis võib-olla teeme veel tulevikus selliseid videoid. Ja tule ka Discordi. Discordi link on kirjelduses, samamoodi ka mu kõik lingid. Ning kohtume järgmises videos. Davai. Bingo's out. Ciao.